Ja Ivar Sikk Sotsiaalministeeriumist räägib teile lähemalt pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisest. Ole hea. Aitäh. Ajaliselt on küll see, et me võime kohe küsimuste juurde minna. Ma plaanisin, et 15 minutit teen väikse ettekande ja 5 minutit küsimustele, et praegu ongi 5 minutit jäänud. Aga ma üritan siis omalt poolt ikkagi natuke ka seda tausta avada, et ma loodan, et minu meelest need diskussioonid on head, et mis ka eelneva teemaga olid ja loodetavasti siis 2 järgmist, mis on inimestega seotud, võib-olla otseselt inimestega seotud, ega keskkond ja kõik muu on ju ka inimestele mõeldud teemad, et siis ka see tekitab mingit täiendavat diskussiooni. Aga võib-olla kõigepealt tooks välja selle probleemistiku, et mida me siis lahendama läheme. Ja see ei ole, need probleemid ei ole seotud ainult eurovahenditega, vaid eurovahenditega me tahame teatud probleeme siis lahendusi otsida ja leida. Et võib-olla kõik see ka rahaline teema, mis järgnevaselt tuleb, on teilt seotud sellega, et meie rahvastik vananeb, teiselt poolt inimesed on tegelikult eluiga pikeneb. Tõsi on see, et vaatamata selle eluea pikenemise, mis on positiivne, siis teilt haigeid inimesi selle trendiga me tähendab nii kiirelt ei ole edasi liikunud kui võib-olla teised arenenud riigid. Ehk ütleme, meil jääb tegelikult vanemealist elanikku tuleb rohkem ja rohkem ja nad ei ole nii terved kui näiteks ütleme siin Euroopas või siin toodud näide ka Jaapani puhul või Aasia riikides. Et see on nagu üks probleemidest, ma ei ütleks isegi probleem, sellepärast et see on ju hea, kui inimesed pikemalt elavad, aga sellega kaasnevalt tuleb ka tegelikult mõeldakse selle peale, et kuidas siis anda seda abi inimestele, et ka sellest näiteks elu viimases kolmandikus oleks samasugune täisväärtuslik elu kui võib-olla ennem seda. Siis probleemina, mis me peame tooma välja, on see, et kuna see meie teenuste pakett kättesaadavuse kvaliteet ei ole teilt sellisel tasemel, mida me tahaksime, siis on väga suur hoolduskoormus on pereliikmetel. Jälle, see võib olla, eks ole, selline traditsiooniline, et ikka pere on see esimene ring, kes siis, eks ole, abi pakub ja abi annab, aga see sama asi, et vananemine ja tegelikult mitte kaasnevad teenused on see, kus sellest abi andjast võib ühel hetkel saada ise abivajaja, sellepärast et see hoolduskoormus, meil on kusagil 20 000 inimest, kelle hoolduskoormus on umbes selline, nagu tööpäevad meil on 8 tundi ehk 40 tundi nädalas. Ja see on väga suur, see on väga stressirikas ja selles suhtes on see hoolduskoormus üks põhilisi nagu selliseid tagajärgi, mida me tahame tegelikult nagu muuta oma meetmetega. Siis on küsimus kindlasti ka selles, et need, kes siis kodus hooldavad, meil on väga suur hulk inimesi, neid, kes tööturule üldse ei pääse. Ehk me räägime ühelt poolt, et rahvastik vananeb, töökäsi väheneb ja kolmandalt poolt on siis see, et meil on palju inimesi, kes tahaksid tööturul olla, aga nad seda ei saa mingitel põhjustel. Kas teenused on hästi kallid või ei ole kättesaadavad. Et see on igal juhul ütleme selline temaatika, kus nii riik, KOV kui ka ma ütleks, et järjest rohkem ka erasektor teilt peab, eks ole, mõtlema ja kaasa aitama. Siis on siin probleemina välja toodud tööjõuteemad, mis on, ma arvan, väga paljudes valdkondades on ju teemaks alates ettevõtlusest kõigest muust, aga kuna sotsiaalvaldkond on selles mõttes hästi inimtööjõu mahukas valdkond ja teiselt poolt meie palgatasemed ja ka inimeste puudus on nii suur, et see on väga suur probleem ja järjest suuremaks nagu saab. Ehk ütleme ka see on see, kus tuleb adresseerida oma tähelepanu. Ja võib-olla eelviimane punkt on ka hästi oluline, et teilt kaasaegses ühiskonnas ja siin nagu ka Eesti, eks ole, järjest enam ja enam areneb, on see, et ikkagi institutsionaalne
hooldusteenus on selline viimane etapp, et inimene tahab ju kodus olla, inimene tahab olla selles keskkonnas, kus ta on harjunud olema ja võimalikult rohkem teilt neid teenuseid tulebki suunata nagu sinnapoole, et mitte inimene ei peaks minema lõpuks, või tähendab, ei peaks nagu oma seda abi saama siis näiteks üldhooldusest või mingist ööpäevaringsest hooldusest. Et need on need probleemid, kuhu me siis järgmisel perioodil nagu tahame liikuda. Teilt need slaidid on kättesaadavad, et ma palju siin ei peatuks, aga lihtsalt mõned faktid, eks ole, prognooside tegijad, et alati need prognoosid ei lähe täkke, aga tegelikult kui me toome ka Euroopa Komisjoni sellise nagu tulevikuprognoosi 2030, et siis see abivajadus võib veelgi suurem olla, poole suurem, kui ta võib-olla täna on, ja just ütleme, meie kõige suurem puudujääk on selles koduhoolduses, ehk ütleme see, et inimene võimalikult pikalt saaks elada ja olla kodus ja selles tavapärases keskkonnas. Nii et tegelikult need käärid järjest lähevad suuremaks ja suuremaks. Aga meie heaolu arengukava, mis on siis raamdokument, mida me siis uuendasime, et minu fookus ongi sellel 2 teemal, et on ühelt poolt vanemaealiste temaatika, kus ma arvan ka, et vanemaealiste selline pikem ja suurem perspektiiv on ikkagi selle poole pealt, et see on kasutamata ressurss. Mina võtan seda pigem selle poole pealt, et see ei ole mingi probleem, see on pigem see, et me ei ole ühiskonnana ja võib-olla kogukonnana suutnud ära kasutada seda potentsiaali, mis vanemaealistega tegelikult kaasneb, väga palju on seda tõrjutuse poolt. Ehk siin on üks fookus heaolu arengukavas ja teine on siis seesama sotsiaalhoolekande nagu korraldamine, et see oleks inimesele suunatud ja et ta aitaks inimesel tegelikult toetaks seda elamist, tavapärast elamist võimalikult pikka aega. Ja ütleme siis sellised, kui nüüd zoomida rohkem nagu sellesse struktuurivahendite maailma, et siis siin on mõned märksõnad, et mida me tahaksime siis selles pikaajalise hoolduse poliitikas tulemustena saavutada, on just seesama, et hooldusteenus oleks kvaliteetsem, kättesaadavam, et hoolduskoormust oleks vähem, et inimesed oleksid rohkem ka tegelikult ja pikemalt võimalik tööturul olla ja kõik sellised nagu teemad, kus siis eurovahenditega me toetame seda, nende eesmärkide saavutamist. Ja sihtgrupid on nagu nad on, et põhimõtteliselt meil on siis järgmisel aastal ka 87 miljonit eurot neid struktuurivahendeid investeeringuteks ja pehmeteks tegevusteks on siis 55 miljonit eurot. Lisandub omafinantseerimine. Nüüd, mis me nende pehmete meetmetega, kuhu me tahame, eks ole, on täitsa loomulik, et tegelikult on küll see, et ka sotsiaalteenused on nii riigi kui kohaliku omavalitsuse poole pealt, siis teilt see esmane abi peaks olema inimestele pakutud ja nõu ja kõik muu kohaliku omavalitsuse poole pealt, et igal juhul me tahame siis seda tasandit ka järgmisel perioodil toetada ja tugevdada. Ja siin on mõningad nagu sellised märksõnad välja toodud, et ühelt poolt on siin küll ka kohalike siis nõustamistalitus Sotsiaalkindlustusametis, aga ma arvan, et see on nagu kohaliku omavalitsuste enda nagu otsustada ja hinnata, et kui hästi see struktuur ja ütleme see tegevus ka Sotsiaalkindlustusameti poole pealt on korraldatud, tehtud. Ma arvan, et siin on igati selliseid ideede korjeid, mida me teeme, et ka vaadata selle Sotsiaalkindlustusameti nagu roll ja funktsioonid üle just ka selle poole pealt, et oleks ikkagi abikäsi pakkuda ka kohalikele omavalitsustele. Et teiselt poolt on siin Kagu-Eesti programm märgitud, ma korra natuke räägin ka Ida-Virumaa programmist, mis on väga hästi tegelikult heade tulemustega olnud. Kui me 2 eelnevat Euroopa perioodi oli see, kus Ida-Virumaa oli väga just ka sotsiaalteemadel, ma teistel teemadel väga hästi ei tea, aga olid väga nõrgad rahade taotlejad, siis me võtsime eraldi, tegime nüüd sellel perioodil
siis programmi, kus me arendasime välja teenuseid, koolitasime inimesi ja programmi lõpus ka pakkusime investeeringutoetusi nende samade teenuste, eks ole, siis disainimiseks ja ka väikeste nagu investeeringute tegemiseks. Ja võib öelda, et see raha, mis siis nagu investeeringuteks läks, sai 2-3 korda ületatud ja 2 eelnevat perioodi on see, kus meil on olnud voore, kus üldse ei esitata mingeid taotlusi. Ehk ütleme, see sihistatud nagu liikumine mingisse piirkonda, kaardistada ära, mis seal need probleemid on ja sinna nagu see tähelepanu panna, tõi Ida-Virumaal väga hea tulemuse. Ja me arvame, et järgmisel perioodil, või ütleme see, mis nüüd juba ajaliselt käib, aga mis kohe nii-öelda rahad lahti lähevad, et Ida-Virumaa kindlasti on siis sama valmis nagu teised piirkonnad Eestis. Nüüd Kagu-Eesti programm on selle analoogi põhjal võetud see, kus me oleme ka ära kaardistanud teatud statistilised näitajad, kus näiteks üks näitajatest oli see, et kui me vaatame puuetega inimeste nii-öelda asupaika, et siis Kagu-Eesti on see kant, kus on üle 3% inimestest on mingi puudega, mis tekitab selle küsimuse, et kindlasti toetused ei ole need asjad, mis inimesi nagu aitab kuidagi paremale järele saada, et siis kuidas on need teenused korraldatud ja kas me siin peaksime midagi teistmoodi tegema, et ka Kagu-Eestis nii-öelda võib-olla saaksid inimesed nagu paremini hakkama ja võib-olla ei ole vaja nagu endale puuet siis saada, et oma eluga hakkama saada. Nii et ütleme, selles mõttes on teatud statistilised näitajad, millega me vaatasime, et Kagu-Eesti on võib-olla see, kuhu võiks järgmise perioodi ühe fookuse panna piirkondlikult. See on vabatahtlike tegevuste arendamine, mis on ka see, et seda on nüüd piloodina tehtud mitmeid aastaid, aga ma arvan, et me ei ole siin tegelikult seda võtit leidnud, et kuidas sotsiaalvaldkonnas rohkem ka seda vabatahtlike kogukonda siis ära kasutada nende sihtgruppidele, kellele siis sotsiaalis on tähelepanu pööratud. Ja pean tõdema seda, et siin on ka vabatahtlike selles sotsiaalvaldkonnas ka kohaliku omavalitsustega tegelikult seda võtit ei ole leitud väga paljudes kohtades ja ühesõnaga see on see osa, mis teilt on jälle potentsiaal valdkonna jaoks, aga tuleb nagu leida see hea moodus, kuidas siis seda tegevust nagu rohkem toetada ka sotsiaalvaldkonda. Siis on, ütleme, teine selline tegevuste pakett on seotud valdkondliku integratsiooniga, et nii nagu vanasti täna võib-olla on rohkem või vähem, on see, kus on mingid silotornid nagu riigis ministeeriumite vahel, ma ütlen, et seda on vähem, aga ütleme siis ka meie majas on väga eraldi maailm on näiteks, ütleme, tervishoiu rahastamine ja ütleme, kogu see siis teenuste nii-öelda loogika võrreldes siis sotsiaalpoolega. Ja samas inimene on see, kes kõige rohkem kannatab, kui ta peab mitmeid kordi võib-olla hindama ennast, et mis tal siis viga on, info ei liigu ja kõik muud asjad, et see on üks nendest eesmärkidest, kuidas et järgmisel perioodil kaasa aidata nagu nende asjade lahendamisele. Tööjõud ja siis on eraldi punktina on välja toodud ka sotsiaalfondist, mida me tahame siis lõpule jõuda selle nii-öelda piloodi ja teatud reformiga, kus me ka erihoolekande siis teatud teenused, siis kogukonnateenused ja koduteenused, suurema vastutuse annaksime ka kohalikele omavalitsustele. Et minu arust seesama, mis nimetatud ISTE projekt, mis on siis käivitatud, on väga heade tulemustega, et nüüd on küsimus, et kuidas see integreerida siis riikliku rahastamisse või tähendab, ütleme, avaliku sektori rahastamisse selliselt, et ka kohalikud omavalitsused tegelikult siis on põhivastutajad teatud grupi inimeste puhul, kuna need asuvad ja nende enda territooriumil. Nüüd siis regionaalfondi vahenditest investeeringute osas on meil üks valupunkt, on seesama, et informatsiooni liigutamine ja andmete vahetamine ja kättesaadavus, et kindlasti tuleb sinna mingi arenduste poole, eks ole, ja raha piisavalt nagu ette näha, et teatud kitsaskohad ära lahendada. Ja teine pool on siis seotud täisealiste erivajadustega inimeste siis ja vanemaealiste nagu iseseisvaks nagu eluks, et kui
kui kodu, siin on ka plaanis avatud voorud selleks, et kui kodus elamine muutub tegelikult võimatuks, et siis ei peaks ka minema üldhooldusesse, et siis on võimalik võib-olla ka, ma ei tea, nimi on nagu teenusmajad, aga see on tegelikult toetatud teenus, kus siis inimestel on oma elukoht, ta elab nii nagu oma kodus, aga seal on loodud ka nii-öelda keskkonda sellised teatud vajalikud siis abiteenused ja toetused juurde kättesaadavad inimesele kohe seal koha peal. Et ka kes hajaasutustes võib-olla asuvad inimesed, kes endaga enam hakkama ei saa, et siis ongi võib-olla see pool, et ka sellised vaheetapp luua, enne kui tõesti pead kuhugi ööpäevaringsesse nagu hooldusesse minema. Et see on kindlasti üks nendest prioriteetidest ja me tahame ära lõpetada ka siis erihoolekande nagu reformi, kus me oleme väga suure sammu edasi astunud siin viimase 2 perioodi rahadega, aga meil on veel kusagil 500 inimest, kes kahjuks peavad oma ööpäevaringset teenust saama nii-öelda suurtes kombinaattüüpi hoolekande nagu keskustes, et siin on eelkõige siis suund see, et kuni 30 inimesega teenuskohad ja ütleme rohkem kodutüüpi teenused, et selle reformi lõpetamine on ka siis järgmisel perioodil nagu planeeritud. Nii, siis meil on tegelikult algatusena, ma vaatan 3 minutit on veel aega, et esimest korda me proovime ka toetada liider-tüüpi tegevusi 7 miljoni ulatuses ja see tähendab seda, et lihtsalt siis nendes tugi siis rühmades, liider-tugirühmades siis nende oma strateegiat peaksid ette nägema, et kuidas nad aitavad kaasa siis sotsiaalse kaasatuse suurendamisel just vanemaealiste puhul, teiselt poolt ka pikaajalise hoolduse kättesaadavust aitaksid nii-öelda siis lahendada. Ja RTK on see, kes siis hakkab seda meedet siis jooksutama. Ja siin on siis, kuna slaidid on kättesaadavad, siis on selline väike ülevaade ka nendest rahamahtudest, kuidas me oleme siis ette näinud, et kohalike omavalitsuste poole pealt on seal 25,5 miljonit, mis tähendab, on siis kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks. Ja siis on seesama ISTE-projekt ja ka pikaajalise kaitsutöö, mida me tahame ära lõpetada järgmise 2 aasta jooksul nendest eurovahenditest, et siis see peaks olema integreeritud juba riigi nii-öelda nagu teenustesse, on selline jätkutegevused. Ja siin on avatud voorud siis nii liidri kui ka siis ütleme COVID-i võimestamiseks lisaks veel 15 miljonit, need samad piirkondlikud programmid kui ka siis vabatahtlikkus ja kõik muud tegevused. Ja ERF-i poole pealt siis võib-olla tooks ära see infosüsteemides on päris suur summa, 11 miljonit, et saada andmed liikuma ja andmed täpseks, siis on seesama toetatud teenuste investeeringud, ligi 20 miljonit just kohaliku tasandi nagu investeeringuteks. Siis on seesama erihoolekande reorganiseerimine, selle lõpetamine on üle 20 miljoni ja põhimõtteliselt on siis ka ütleme avatud voor mõeldud kogukonna eluasemete rajamiseks ja toetamiseks on päris suur summa, aga siin me ei tahaks nagu jätkata seda teed, kus me lihtsalt kodude kohandamist toetame koos kohalike omavalitsustega, vaid me tahame igal juhul innovaatilist nagu mudelit arendada, et seal on mingit sellist innovaatikat ka juurde pandud või siis integreeritud teiste teenustega. Et seesama näiteks ISTE projekt, kus kogukonna tasandile siis ka see erihoolekande teenuste pool nagu anda, et selle teenuse raames, kui on vaja ka investeeringuid teha, et inimesi kodus, nad saaksid oma elu, eks ole, nagu edasi elada, et siis sellega seonduvalt anname ka mingi investeeringu raha juurde, aga seda siis COVID-ega kindlasti veel tuunime. Ja siin on Ida-Virumaa, millest ma rääkisin, millel tegelikult siis on õiglase ülemineku fondi tegevused, mida me nagu jätkame, aga see on juba jätk seda Ida-Virumaa sellele programmile, mis väga hästi nagu lõppes. Aitäh! Ja siin on olulised kontaktid Tarmo, Regina ja Terri. Aitäh, Ivar! Kas on küsimusi?
Nii, Marina. Aitäh. Ivar, olete toonud välja, et üks väga oluline probleem on mitte piisav pakkumine pikaajalise hoolekande teenuse osas. Ja samas nende tegevuste ja toetuste potentsiaalsete saajate hulgas ei ole mina tuvastanud erasektorit, et kas on plaanis ikkagi stimuleerida erasektori investeeringuid pikaajalise hoolekande teenuse osutamiseks. Erasektor hakkas tasakesi sinna liikuma, aga siin on väga palju probleeme ja väga palju vajadust ka investeeringuteks, mis on pikaajalise tasuvusega. Et mu jutt on sinna suunas, et sihtgrupi hulgas peaksid soovitavalt olema ka ettevõtjad. Võib-olla need olid nime alt teenuste osutajad seal, aga see menüü ka ei tundnud nagu selline, mis kataks nagu täiendavate kohtade loomist erasektori abil. Et kuidas siin plaanid on sellega seoses? Selles suhtes jah, me ei... Seal, kus erasektor ka täna väga paljuski kaasa lööb, alates sellest samast koduteenustest kui ka tegelikult üldhoolduses on ju pooled on nagu erasektor ja pool on siis avalik sektor, eelkõige kohaliku omavalitsuses. Või ka erihoolekandes on meil tegelikult üsna järjest rohkem tuleb ka erasektorit, kes teenused pakuvad. Et need avatud voorud, siis me kindlasti ei tee takistusi, et ka erasektor saaks need investeeringuid nagu kasutada. Et see ei ole suunatud ainult kohalikule omavalitsusele, et kas või see sama näide, et see toetatud teenuste, mis ei ole, eks ole, selline ööpäevaringne institutsionaalne teenus, aga mis ongi see, et kodude, eks ole, nagu loomine, võib-olla siis ühiskodu näol, eks ole, et sul on, ma ei tea, 2-korruseline mingi elamine, kus on inimesed elavad oma nii-öelda nagu tubades, oma nii-öelda korterites, kus on ka mingid teenused loodud, et ka siin meil tegelikult oleme nagu mõelnud seda, et see on väga soodustatud kohaliku omavalitsuse ja erasektori nagu koostööl seda teha. Et selles suhtes me kindlasti ei ole nagu nende samade teenuste ja avatud voorude poole pealt, kus igati erasektor on võimekas nagu juurde tulema, et me kindlasti mingit takistust ei tee. Vähemalt meil ei ole sellist plaani olnud. Ja, ma näen, et meil on teine küsimus veel. Aga ma tahaks lihtsalt öelda seda, et tegelikult ütleme, mis ka siin eurovahendite poole pealt, et ütleme sellised igapäevased teenuste rahastamine, et igal juhul see peaks tulema siis kas kohaliku omavalitsuse või riigi eelarvest, et me ei tahaks eurovahenditega kuidagi teenust ennast, eks ole, nagu rahastada eurovahenditega, et selles mõttes ka lihtsalt see sama üldhoolduse, eks ole, rahastusmudeli muutmine, mis nüüd Riigikokku eelnõu läks, kus on piisav raha ka selleks, et koduteenused pakkuda ja koduteenused ka tellida, eks ole, et kohaliku omavalitsuse nagu eelarve baas. Ehk ütleme, see on nagu jätkusuutlikum rahastamine ka erasektori jaoks, kui see, et me eurovahenditest, jah, siin saab investeeringuid võib-olla toetada, aga mitte teenust ennast. Ja, küsimus teenusosutajate portaali kohta, et ma saan aru, see on siin kirjas sihukese projektina, mida te siis sisuliselt tundub, et te soovite hankida tegelikult, et kas on olemas riigil ka mingi pikem plaan sellega, et mis saab siis, kui see struktuuritoetus lõpeb? Jah, ei, tähendab, ütleme see, kõik need IT-investeeringud, et võt siin on eelkõige me oleme näinud, et meie enda Sotsiaalkindlustusameti nii-öelda infosüsteemid ja need saaksid nii-öelda kaasajastatud ja ka ütleme Sotsiaalkindlustusameti siis see kodulehekülg oleks põhimõtteliselt teenusepakkujatele võimalik nii-öelda nagu lahendus. Ehk et eurovahenditega me teeme arenduse, aga baasrahastus tuleb ikkagi siis riigieelarvest edasi. Et siin ei ole mõeldud seda, et me kusagil mujal, ka ütleme võib-olla kohalik, otseselt ei ole mõeldud, et ka kohaliku omavalitsuste näiteks infosüsteemi nagu arendada, et see ei ole see pool. Et see on eelkõige riigi vajadused, et need andmed käima saada ja ka portaali arendamine on ikkagi riigi enda oma. Et mis siis selle taotlusvooru nagu sisu praegult on?
see ei ole taotlusvoor, tähendab selles mõttes, et on avatud taotlusvoor, vaid see on lihtsalt ära märgitud, et võrreldes ka eelnevate nii-öelda perioodidega, siis järgmisel perioodil me tahame infosüsteemid korda saada teatud osas ja see on eelkõige siis nii-öelda riigi enda infosüsteemide arendamiseks sotsiaalvaldkonnas. Nii et ütleme, see ei ole nagu selline avatud voor kõigile tulla ja teha, aga ma kujutan ette, et ka Sotsiaalkindlustusametis ju nende arenduste tegemisel, et need on kõik hankega tehtud arendused, et vaevalt nad ise kõike nagu teevad. Nii, meil on üks küsimus siin taga veel. Tervist! Anne Masinga, MTÜ Kuusalu Hoolala ja oleme siis, osutame teenuseid erivajadustega inimestele. Et üks murekoht on, et lõpeb PKT teenus ja tegelikult on nagu inimesed segaduses ja nad on harjunud ühest küljest ja neile nagu ei ole asemele midagi pakkuda peale toetamisteenuse, mis ei kata tegelikult selle teenuse raha, siis nad vajavad juhendamist palju rohkem ja toetamisteenus ei ole selline, kui üks nagu süsteem nagu toimib ja nüüd võetakse see ära, ma saan aru, et see nagu projektipõhine, aga uut projekti nagu selle koha pealt ei tule, aga asendus ei ole piisav nendele inimestele, kelle areng tegelikult, olgem ausad, ei muutu. Et miks nagu olemasolevaid võetakse ära ja asemele ei anta samaväärset või ma saan aru, et on toetustel rahastused ja et toetus lõpeb ja siis on vaja midagi uus sõnastus välja mõelda või kuidas see nagu kõlab. Et kuidas me erivajadustega inimestega niimoodi ei saa teha tegelikult. Aitäh! Jah, ma ütleme, praegu on, eks ole, selle järgmise perioodi nii-öelda nagu tutvustus, aga ma ütleme niiviisi, ütleks, et võib-olla see on halb näide just see pool, et kui me käivitame mingi tegevuse ja seda ei ole tegelikult seadustatud eurovahenditest ja siis ongi see hetk ühel hetkel, et vahendid saavad otsa ja mis nüüd, eks ole. Et see kindlasti ei näita nagu head sellist planeerimise nagu oskust, aga ma arvan, kuna ütleme, meil on 23. aasta lõpuni, eks ole, meil on need vahendid olemas ja meil tegelikult selle aasta lõpuks peaks, eks ole, tulema need ettepanekud, et kuidas me siis järgmiseks kevadeks peaksid tulema need ettepanekud ka seadusloome poole pealt, et kuidas me need tegevused integreerime siis teistesse erihoolekande nagu teenustesse. Ja meie eesmärk igal juhul on see pool, et mitte nagu, kuidas nagu öelda, et need, kes seda abi vajavad, eks ole, saaksid ka uues nii-öelda siis 24. ja sealt edasi, eks ole, seda abi. Aga me igal juhul me peame minema eurovahendist või välja ja teiselt poolt me peame selle seadustama. Nii et need tegevused on nagu ette valmistatud. Ja ma tean, et need arutelusid ja asju peetakse, et ma loodan, et me leiame kõige parema nagu lahenduse. Et igal juhul ei ole, me saame ka ise aru, et inimesed on mingid tegevusi ja teenuseid saanud, eks ole, ja ütleme, et lihtsalt päeva pealt selle ära lõpetamine, et siis need inimesed on selles mõttes nagu see grupp, kes on abitud, eks ole, et me ei saa seda selliselt nagu teha. Et me igal juhul otsime lahendusi ja püüame nii-öelda nagu seda teha kõige paremal moel. Aga see sõltub riigi rahadest eelkõige.